saate eesega natukene me sellest siin rääkisime omavahel, mitte otseselt, aga sa küsisid, kuidas on mind mõjutanud viimase, täna meil on tegelikult saate avalikustamise hetkel on tegelikult oktoobri lõpp, novembri algus juba, kuidas mind mõjutas siis oktoobri alguses möödunud mingi olematu väike trall, mis oli siis ühe saate ümber ja ühe raamatuga seoses. Ma selle saate ja see raamat oli peatuses, see pole see koht, aga teema jätkuks on see sama. Täna hommikul läksin salvestushetkel täna hommikul oktoobri alguses siis, aga kes kuulavad, vaatavad siis kuu aeg tagasi sattusin ühte kommentaari lugema see sama saate alla siis enne, millest juttu on või oli. Ja seal keegi, ma ei mäleta, mida ta kirjutas, ma ei mäleta, kas oli ajuhiiglased või kommenteeris midagi minu ja saatekülalise kohta ja siis ma vastasin midagi sinna ja siis vastus tuli vastu, et issand, et kas nii pehmeke olegi, Kris, et kohe said trigerdatud ja kus sul see trauma koht huvitav on, et vaata enda sisse ja siis ma mõtlesin, et ma nagu tahan nagu siin peatuda ja ma tegin tegelikult sellest kuu aega tagasi ka ühe nagu lühikese riilsi, aga ma tahan nagu peatuda seal just selle koha pealt, et ei ole võimalik elus teha ükskõik mida sa aga ei tee, sul on alati inimesi, kellele sa meeldid, inimesi, kellele sa ei meeldi. See on paratamatu ja lahutamatu osa inimese loomusest ilmselt. Aga mis on nagu huvitav on see, et inimesed tihtipeale arvavad, et nad oma sõnadega teevad haiget. Ja tihtipeale see võib isegi nii juhtuda väga paljude inimeste puhul. Ka mina olen saanud varasemalt mõnedes hetkedes haiget, aga üldiselt sellised kommentaarid, mis tulevad konkreetselt ütleme sellise teadliku tooniga ja sooviga tegelikult lihtsalt sulle pritsida sarkasmi või sappi või seal haiget teha sõnadega, need tegelikult ei tee mitte midagi. Ja isegi kui ma vastan, siis see tähendab, ma olen trigerdatud. Ja ma mõnikord ei vasta üldse, sest selle eest ei ole mõtet. Aga inimesed kipuvad lihtsalt unustama, et see, kui nad panustavad sellisel viisil kellegi maha tegemisse sotsiaalmeedias, nendes äppides, siis tehakse tegelikult ikkagi nagu teine sellele, kellesse sa panustad, negatiivsel või positiivsel viisil. Sest et algoritm ikkagi toetab seda, kui sa sinna kirjutad. Ja mina olen tänulik, kui sa sinna kirjutad. Aga mõne mõttes on ikkagi, tahaks nagu küsida, et inimesed arvavad, huvitav ongi kohe näha seda, et minu vastuse peale siis öeldi mulle, et mul on nagu traumaga mingi koht, eks ole, et ma niimoodi käivitusin kohe ja kus ma haiget sain. Ja siis ma alati mõtlen selle peale, et aga miks minul just peab olema see trauma, et kui sina tuled nagu tühja koha pealt võõra inimesena kellegi täiesti võõra pildi või video alla midagi nagu konkreetselt halba ütlema, siis pigem tundub, et on sul nagu probleeme. Ja siis, kui sa vaatad inimeste pilte või ütleme profiili feedi üldiselt enne, mis iga platvormis on, siis see ütleb nii mõndagi. Me elame täna nagu ajastul, kus meil on persooni bränd on olnud juba 15-20 aastat, tegelikult on väga pikalt olnud, aga nüüd teadlikult 15-20 aastat inimesed tegelenud sellega. Ja persooni bränd ütleb sotsiaalmeedias nagu väga palju. Sinu pildi kvaliteedid, sinu kirjeldused, kasutaja nimed ja kõik ütlevad sinu kohta väga palju. Ja siis ma nagu hoiatavalt või nagu heas kohast nagu pool naljaga ütlen, et kui sa tuled pritsima ja solvama, siis palun veendu, et no ma ei tea, et sul on ka endal nagu mingit relevantsust inimesena ja sa ei ole lihtsalt järjekordne suvaline, kes lihtsalt ootab seda igapäevast tipphetke enda elus, kus sa võtta telefoni kellelegi sittuda seal sotsiaalmeedias. Et nagu miks sa nagu, või nagu mis elu sa nagu elad ja mis sinu elus tegelikult toimub, et sa sellise viisil tahad nagu käituda. Ma täna ei kujutaks isegi ette, ma lähen, avan endal telefoni ja ma lähen otsin nüüd siis postitusi scrollimise eesmärgil kellelegi sitasti kirjutada. Või nagu what? Ja. Mis sina sellest arvad? Kuidas tuled sina toime sellega, kui inimesed kas siis otse verbaalselt või digitaalselt, täna eriti lihtne teha, kedagi otseselt vastutus võtma ei pea ja üksteisega kokku näost näkku ilmselt mitte kunagi ei saa, eriti rahvusvahelisel tasandil, aga Eestis võib-olla ei jää kellegi üles kuskilt. Aga kuidas sina sellesse suhtud, kui tullakse niimoodi ründama lihtsalt ja halvustama ja maha tegema sind või ma ei tea, sinu koostööpartnerit või kas sa vastad, ei vasta või kuidas üldse sellega reageerid ja või kogu see, mida ma kirjeldasin praegu, kuidas sina sellest nagu, mis sina arvad sellest? No ütleme siis niimoodi, et see on väga suur teema ka minu jaoks. Et ma olen ju 45 aastat elanud siin ilmas ja alles nüüd olen endas leidnud selle võib-olla rahulikuma meetodi, et kuidas ma saan selliste inimestega hakkama iseendas, sest kõik tõesti, mis väline mulle peegeldub, olen mina. Ja mind täpselt samamoodi trigerdavad need kohad, et kus räägitakse minust või siis kellestki, kes on mulle väga kallis.
mingit sellist juttu, mis on täiesti nende enda vaatepunkt ja nad on nii kindlad selles, et see nii on, siis mina saan hakkama tänaseks niimoodi, et ma saan hingata. Ma saan enda emotsiooniga tegeleda, et tegelikult selle all on minul endal väga suur viha selliste inimeste vastu, kes ei lähe sügavuti, kes lihtsalt pinna pealt pritsivad. Ja nendel endal siis, kui ma panen sinna juurde, okei, mul on viha, siis teine pool sellest on see, et mul on kaastunne, ma näen ju sinna taha, et nendel inimestel ei ole elu endal. Sest ka mina olen kunagi pritsinud võib-olla mingit mürki ja ropendanud ja rääkinud inimestest väga niimoodi halvasti, kuna ma olen tajunud nende haavakohti, siis ma olen öelnud neile väga valusalt kunagi, kui ma olin noor. Ja ma tean täpselt, mis selle taga on. Selle taga on see, et ma ei olnud endaga absoluutselt kontaktis ja ma elasin tegelikult sellist nagu täiesti mitteteadlikku elu. Mul ei olnudki elu. Ma arvasin, et see on minu elu, aga tegelikult ma ei tea, mis asi see oli. Et siis mina näen täna neid inimesi, kes solvavad teist ja eriti veel sotsiaalmeedias, neil ei ole elu. Neil ei ole mitte mingisugust teist elu kui see, et nad siis julgevad olla seal sellised, ma ei tea, alandada teisi ja vajutada, ropendada, pritsida seda sappi. Aga kui me saaks kokku, siis võib-olla nad ei julge isegi tulla. Et seal on väga suur lugu tegelikult taga. Ja kuidas ma nendega hakkama saan? Esiteks, mul ei ole enam väga neid inimesi, kes minu postituste all kirjutavad mulle mingit sappi, sest ma ka ei tee sellist tööd nagu sina ju, et sina teed ju tegelikult väga suure inimkonnaga tööd. See on väga suur töö, mida sa tegelikult teed igapäevaselt. Kuulad erinevaid inimesi, nende vaatenurki, jagad neid, promod neid ja see tekitabki ju igas inimeses triggerit omamoodi, et sa selles mõttes oled väga tugev, et sellise tööga hakkama saada ja tulla sellest kõigest läbi nii, et mind ei huvita see, mis inimene kirjutab, aga me peame selle ka ära mõistma, et me oleme lihtsalt inimesed. Ja meil on lihtsalt see, et kui ma olen kuulnud nädal aega ainult kräppi enda kohta, see tekitab minus ju energeetilise madalpunkti. Mingi reaktsioon tekitab lõpuks. Ja mul on ju, et me inimestena tahame ikka seda peegeldust, et kuule, aitäh, Kris, et sa nii ägeda saate tegid. Ja kui seal on energia taga ja ma päriselt vaatan sulle silma, ütlen sulle, et toongi paar kohta välja, et kuule, nii lahe vaatenurk või toongi mingi ühe koha välja, aga kui ma lihtsalt hakkan sind solvama mingi, et kuule, see oli mingi mõttetu saade või see on ju energia. Isi peab kuulanud vaata või lugenud midagi üldse kohtund. Jah, et see on selline energia minu jaoks, et kas ma tahan sulle sind tunnustada ja näha seda panust, mis sa panustad või seda, mis on puudujääv koht. Ja kui inimene toob puudujääva koha välja, siis tegelikult tema enda sees on see koht, mis näeb ainult puudust. Tal on väga traumaatiline elu. Need eriti, kes seal kommenteerivad. Mina näen seda täna nii. Sest ma olen ise ka kogenud seda, et see oli väga keeruline, meil nendest väga-väga kaugel. Olin noor ka, aga ma olin väga-väga kaugel iseendast, oma hingest, oma südamest, teistest inimestest, ühendusest. Mina näen seda nii. Mina saan sellega hakkama nii, et ma näen sinna taha ja mul on ka olnud muidugi see, et ma lihtsalt kunagi, ütleme 4 aastat tagasi äkki, ma eemaldasin lihtsalt inimesi, kes olid mulle väga kaua olnud minuga, aga nad ei võtnud seda uut mind enam vastu. Siis ma lihtsalt eemaldasin nad tänuga, aga ma eemaldasin nad enda sõbralistist ise, et mul ei ole seda energeetikat ju vaja. Sest nad löövad endal sellised klapid ette, nad ei näe, et ma tahan eluga kaasa minna, tahan midagi muud kogeda kui see, mis meil oli kunagi. Ja nüüd ma siis nagu arendan ennast, leian ennast üles ja siis mõni inimene ei saa selle tundega hakkama enda sees. Mina liigun ikka edasi. Absoluutselt. Jah, et mina näen seda täna nii. Absoluutselt ja ega mul ei ole seda nagu nüüd kogu aeg olnud. Ma siit märkan seda viimase sükse 1,5 aastaga,
on hakanud tekkima nagu mingit uut sükest seda Delfi kommentaariumi sarnast inimest sisse jooksma, kes on nii-öelda unknown username on ju, enam-vähem. Jah, just. Et neid ma olen hakanud mõtlema, kust need huvitav nüüd nagu siis kohale jõuab. Mitte, et mul oleks kahju, et nad jõuavad, tore, kui nad ka kuulavad ja kaasa elavad, aga lihtsalt panen mõtlema, et huvitav, miks just nüüd on hakanud nagu tulema, kui enne nagu ei olnud 5-6 aastat enne. Et aga igal juhul jaa, et on nii nagu on ja ega kuule endal vaatajal ka, kes vähegi viitsib võib kommentaare kirjutada YouTube'i alla. Spotify'sse vist ei saa mingeid mõtteid jätta, aga YouTube'i saab, et ela kaasa, mõtle kaasa, kirjuta kaasa, kui tahad jagada midagi ja tahad tore lugeda. Ja no kui sul on midagi sapis kirjutada, siis eks sa võid ka selle kirjutada, ega ma midagi selle vastu ei ole. Aga tuleme sinu loo juurde. Just nagu, võib-olla mitte loo, aga nagu, kes sa oled, mis sa teed, kuidas sina ennast täna defineerid ja räägi endast? Okei. Kes ma olen? Ma kogu aeg tahan öelda seda, et ma olen inimene, lihtsalt täitsa tavaline inimene. Olen naine, olen 4 lapse ema, olen abikaasa, olen õde, olen tädi, olen vanatädi ka. Et olen sõber ja sõbranna ja miks ma just need kohad välja toon, on minu enda jaoks lihtsalt oluline. Et kuidagi ma olen leidnud, et inimlikkus on kõige ägedam minu jaoks, olla lihtsalt inimlik inimene ja see perekond on väga-väga tähtis minu jaoks. Ja muidugi ma olen enese arenguga saanud endale igasuguseid tiitleid siin, on ju, et terapeut ja hingamisjuhendaja ja helirännakute juht ja ma olen see ka, et ma võtan vastu elu, et las nad siis tulevad need tiitlid ja need diplomid ja et äge. Aga kõige enam ma olen ikkagi see, mis ma alguses ütlesin, et ma olen lihtsalt inimene. Inimlik inimene iseenda jaoks. Õpin siin elus siis iseennast tundma uuesti. Et jumal äge. See on selline lõputu teekond täna hästi põnevaks läinud minu jaoks. Ja ma ise usun seda, et ma olen oluline, ma olen tervendav. Et kui ma räägin kellegiga juba näiteks nagu meie siin, siis ma usun lihtsalt sellesse, et see kõik, see inimlikkus tervendabki. See läbi südame elamine. Et ma olengi selline inimene, kes tahab elada läbi südame, võimalikult avatud südamega. Mis see tähendab? See tähendab minu jaoks seda, et just sellised olukorrad, nagu sa ennem kirjeldasid, et ma püüan need endas läbi protsessida, et mida see minuga teeb ja siis otsuse teha, et ongi, et kas seda inimest on minu ellu vaja, kas ta annab siis mulle midagi või tegelikult ta ei ole keegi ja lihtsalt ma olen ühisväljaga seotud ja lihtsalt ma tunnen, ma olen ju inimene, ma lihtsalt tunnetan ja mul on ebamugav. Aga ma saan valida, et kas ma jään siis sellesse kinni, tunnen selle emotsiooni ära ja lasen sellest lahti. See ei ole alati niimoodi, et ma teen nüüd sõrmenipsu, lasen lahti, vaid et mis emotsioon selle taga on, ma kogen selle läbi ja siis mu süda saab rohkem avarduda. Ma saan rohkem näha seda, mis on selle inimese lugu. Ja mulle meeldib see kuidagi näha, mis on minu lugu ja mis on ka teiste lugu. Et olla siin kuidagi avatud südamega selles maailmas, mis praegu on. Minu jaoks on selline vaimlejad ja võimlejad on üks ja see sama minu jaoks. Et minu jaoks ei ole ühtegi tervet inimest planeedil. Mina ei ole teda veel näinud, et ta oleks täitsa terve. Ja ennast ma ka täitsa terveks ei pea. Aga nüüd ongi oluline see, et kas ma keskendun sellele, et kõik on katki või ma lihtsalt mõtlen, et okei, et see on mingi väljakutse elu poolt, et kuidas siis tulla toime selles keskkonnas, kus me kõik oleme kuidagi moodi kuskilt kahjustatud.
ma olen siia pannud küsimuse kirja ja mu mõte enne, kui ma üldse küsimust praegu siin sinu tausta kuulamisele nagu tähele panin, siis läheb kokku sellega, mis mu spontaanne küsimus oleks ka olnud ja ju siis ma selle ikkagi küsin, et mul on nagu pandud see märksõna või selline paralleel, et lapsepõlv ja suurperest päritolu on mõjutanud su vaadet elule ja tööle inimestega. Ja võib-olla nagu spontaanselt juurde siia vaadata see nurga alt, et mis sa arvad, kas või noh, ma ütlen, ma siinkohal saan aru sellest, lapsepõlv mõjutab mind väga palju, loomulikult ma olen nõus, et ise ju ka avastad endas külgi, mis on kuskilt lapsepõlvest tulnud enne või mingid reaktsioonid või mingid mälestused või mingid isegi, traumad päris ei ole, aga mingid valukohad, mis on tekkinud ja meil kõigil on neid. Just. Aga kas saab nagu niimoodi lajatada nagu latiga pähe niimoodi öelda, et nüüd lapsepõlv on kõigest süüdi või ikkagi on tegelikult ütleme mingis muus eas või isegi vanemas eas või on seal see ees olevas pensioni eas veel ka need ohukohad, kus tegelikult võivad tekkida mingisugused jäädavad mitte kahjustused, aga kohad, mis teevad meid rohkem või katki või viivad kaugemale iseendast? Mina näen seda täna nii, et lapsepõlv on väga oluline koht, mida märgata, kus me saame muutuseid teha täna. Et kui me lapsepõlvega kursis ei ole, et ma tean paljusid inimesed, kuna ma olen terapeut, siis ma tean inimesi, kes ei mäletagi oma lapsepõlve, ma ise olin üks nendest, kui ma alustasin. See tähendab seda, et sa ei taha seda mäletada. Keha ei ole valmis meenutama seda, aga kui me ei tea, kes me olime, siis me ei saa teada, kes me oleme. Et kui ma nüüd hakkasin selle enesearenguga tegelema, siis ma pidin vaatama sinna, kes ma olin, et saada teada täna, kes ma olen. Ja mina usun seda, kuna ma ei tea täpselt kõikide lugusid, sest kõik me oleme erinevad ikkagi. Aga minu enda lugu on see, et lapsepõlv ja nooruspõlv on need kohad, kus siis ma olen saanud mingeid traumasid, mida ma siiamaani endas korrastan, mis saadavadki, et on niisugune 2-3 traumat, mis tegelikult saadavad mind ja kihi haaval siis tervenevad praegu. Et ma saan aru. Seal on need lood, et tegelikkuses on hästi lihtne kõik, et kui ma tulen südamesse, tulen oma kehasse, luban endal seda emotsiooni tunda, inimene on minu juures, kes pakub mulle seda ruumi, ta ei taha mind muuta, ta ei taha mind parandada, ta ei taha mind õigustada, ta ei taha mind alandada, vaid ta lihtsalt võtab mind vastu sellena, kes ma just parasjagu sellel hetkel olen nende tunnetega, siis ma juba ise tervenen. Sest tegelikkuses me ei tee midagi, aga et seda ruumi pakkuda, pead sa ise olema heas kohas endaga. Pakkuda teisele inimesele seda ruumi, et sa võid olla selline, nagu sa oled praegu, sa võid olla vihane, sa võid olla kurb, sa võid, ma ei tea, peksta siin seda patja või ühesõnaga selline olemise ruum. Et siis mina täna näen seda, et ma ei tea, kas pensionieas võib tulla. Seda ma ei, see minu uskumussüsteemis ei ole, et pigem minu uskumussüsteem on selline umbes, et kui ma nüüd seda lapsepõlve ei tea, siis ma ei tea, kes ma täna olen ja kui ma tahan kaua elada ja tahan, et mu keha oleks terve, mu mõistus oleks niisugune selge. Ja kui ma ei tea, kes ma olin, siis minu keha hakkab näitama, kes ma olin. Et kui ma tahan 90-aastaselt olla selline mõnus paindlik, nooruslik naine just nagu selle painduvuse poolest, siis ma pean teadma, kes ma olin. Sest muidu ma jään küüru, kui ma tean enda lugu on ju, ma tean enda lapsepõlve seda lugu, siis muidu ma jään küüru, mu liigesed jäävad haigeks, mu keha ei tule paindlikkusega järgi ja ma seda ei taha. Aga ma ei tea, kas seal traumasid on võimalik kogeda enam, et me ikkagi kuidagi öeldakse niimoodi, et vana koer enam mingi uusi trikke ei õpeta või mingi selline, et mida vanemaks me saame, seda rohkem keerulisem on meil neid uskumusi minu meelest muuta. Mis meie sees on, sest mina usun seda, et see uskumus, mis minu sees on, see kannabki täna mind sellena, kes ma olen ja vahest on nii, et me ei tea ise, mis uskumus minu sees on. Aga keha hakkab peegeldama, et mul mingi uskumus on. Näiteks keegi ütleb mulle midagi ja minu käsi teeb niimoodi näiteks.
on ju, et keha nagu on kõige targem üldse, mis näitab välja, et kui me vaatame inimese keha hoiakut, siis me näeme, mis tema sees tegelikult toimub. Midagi sellist, ma ei tea, kas see oli vastus sinu küsimusele, aga ma näen, et traumad saavad sündida kõige rohkem ikkagi nooruspõlves, kus me oleme hästi aprad ja lapsena, kus me oleme ka väga vajame seda tuge. Ja. Ja ma olen ka seda, eks me paljud oleme seda korduvalt kuulnud ühel või teises nagu võtmes vormis, aga just see pool, et vanale koerale uusi trikke ei õpeta, see on vist see lause. Yes. Et aga ja no täna ju ka teadus mõnes mõttes tegelikult kinnitab ka seda, et mida vanemaks inimene saab, seda keerulisem on ennast kui inimest persooni muuta ja just tänu nendele uskumustele, et on meisse nii juurdunud ja kui me vaatamegi inimesi, kes on seal võib-olla ütleme 50 pluss 60 juba, siis nad on teinekord ikkagi väga jäigad juba enda nagu tõekspidamistele, uskumustele, maailmavaatele ja mis on ka aru saadav, see on nende kogemus, et sa ei saa ju lükata ümber kellegi teise kogemust. Ja see kogemuse üle arutlemine üldse. Ma arvan, et raamat Transurfing oli võib-olla selline, mis esimesena mul siin paar aastat tagasi avas nagu sellise sellel tasandil aktsepteerimise akna või ukse, et minu kogemus ei pruugi olla ainutõde. Nii väga, kui ma ka ei tahaks. Ehk ka teistel on enda nagu mingid tõed, variatsioonid sellest, mida mina olen kogenud, mida mina võib-olla ei mõista ja mida tema jälle minu puhul ei mõista. Aga mõlema kogemus ja ka arvamus mingist situatsioonist või olukorrast või perspektiiv mingile situatsioonile on tõene. Ja ma arvan, et see on nagu olnud kõige avardavam taipamine võib-olla selline viimaste aastate jooksul, et päriselt aru saada, et kurat, aga see maailma rohkus on, või maailma rohkus ja maailma mitmekülgsus on niivõrd kihvt ja teistpidi niivõrd ebameeldivalt vastik. Sest et paratamatult on teatud teemad ja kohad, kus me ju ühiskondlikku näeme, kus me kogu aeg võitleme ja debatime ja kumb siis on. Ja mõlema on õigus, aga ma mõtlengi selle, et kas üldse on võimalik kujutada tänases ühiskonnas või infoväljaruumis jõuda nagu sellisesse kohta, kus eksisteerivad kaks tõde nagu paralleelselt võrdselt aktsepteerituna või jõuda sellisesse kohta, kus me lõpuks saame aru sellest, mis tegelikult on ultimaatum tõde, sest mina usun, ja see on minu uskumus, tahaks öelda, et see on teadmine, aga ma ei saa seda öelda, sest ma ei ole sulle anda nagu algupärast infoallikat, kus see teadmine tuleb. Aga on lihtsalt tunne ja paljud inimestel on tunne enda mingite asjadega. Aga mul on tunne lihtsalt, et tegelikult on universumis see algne tõde. Ja selle algse tõe ümber variatsioonid on siis hakanud kaugenema sellest algsest tõest. Et see on nagu võib-olla selline näide, et kujutage ette endale õhupalli, mis on tühi, kui see on nüüd täis puhun siit puhutavalt otsast, siis see õhupall laieneb. Ja kui ta on pikk õhupall, siis ta laieneb piklikult, kui on lai õhupall, siis ta läheb laiaks ja natuke piklikuks ka. Aga siis see on nagu sisse hingamise välja puhumise, sisse puhumise hetkel toimub siis nagu kosmose või universumi nagu teadvuse laiemine, avardumine, kinnistumine, nii-öelda nagu sükke hingamine kosmoses. Ja mul on lihtsalt tunne, et see me hingame iga hingega tõmbega, mida me siis välja puhume nii-öelda, me lükkame seda tõde nagu kaugemale, et see õhupalli otsas mõttes on see nagu nibu nii-öelda, õhupalli nibu on ju. Et see on nagu see tõde ja siis see sisse mahub nii palju muid variatsioone sellest koopiana ja kuna seda ajas ka iga generatsioon või iga põlvkond või iga tsivilisatsioon võib-olla või isegi minna nagu veel kosmosesse, siis iga, ma ei tea, rassene või mis iganes siin olnud on, nad kõik nagu mõne mõttes võtavad selle info, mis olemas on ja teevad sellest omakorda enda nagu koopia tõe, mis on omakorda killuke kaugemal sellest, mis ta algselt kunagi üldse olla võis. Ehk siis ma mõtlen see, et mul lihtsalt on tunne, et kuskil ikkagi eksisteerib selline ainutõde väga mitmes kontekstis, aga meil ei ole sellise tasandil ligipääsu, et seda täna nüüd presenteerida, et näed, nii on by fact. Ja siis meil on tekkinud erinevad need kohad, et mina kogen seda, sina koged seda. Et ma arvan, et see kogemuslik kogemine või kogemuslik tõde ei ole see tõde, mis on nagu faktiline tõde, mis tegelikult võib-olla universumi alustaladel on kirjutatud. Ma ei tea, kas seda aru mõtlen, ma saan sellest mõttest aru. Aga et ma ei usu, et me täna veel siia veel suudame jõuda veel sellises kollektiivses. Ma arvan, et siin on vaja oluliselt kõvasti avarduda ilmselt inimesena ja mis iganes tasandil veel on, et see kosmos on ikkagi väga lai mõiste. Jah, on ja see sisekosmos ongi ka ju, et iga inimese tõde on tema enda sisekosmose tõde. Et mina isiklikult usun seda, et meil kõigil on siis oma tõde, mille järgi me siis elame, et oma sisekosmos on kõige õigem tõde üldse, mille järgi elada.
aga noh, tihtilugu jah, et mulle see hingetõmmete koht meeldis, et minu jaoks on see, et kui me välja hingame, siis me noh, kui me teeme seda teadlikult sisse ja välja hingamist, siis me saame avardada oma tõde veel suuremaks, et sa ütlesid, et see nibu koht on see meie tõde, on ju, et ülejäänud on see, et ühisväli tõdesid on väga-väga palju ja praegu ongi ju see koht, kus me noh, kas või siin podcastides tegelikkuses avaldame oma tõde või raamatutes, luuletustes. Noh, kui me oleme teadlikult, sest me võime ka niisama saada kuskil kokku ja jahuda mingit teemat ja see on ka meie tõde. Et me oleme kõik inimestena erinevad, aga me oleme kõik võrdsed ja meil kõigil on oma uskumus ja see tekitab meis siis enda tõe. Ja vahest on nii, et noh, minu jaoks on lapsed kõige ägedama tõega üldse, kui neid kuulata päriselt. Nad on geeniused. Ja mulle väga-väga meeldib nende tõde kuulata, sellepärast, et see on nii suur, et see on minu meelest seal ei ole veel seda nibu tekkinud, seal on see õhupalli suurused mingid. Et siis miks see meilt ära võetakse, ongi see, et me hakkame mingit oma jahu ajama nendele lastele, et mingit oma tõde pähe määrima ja me ei kuula neid. Et ma ei tea, ma ei ole veel kohanud seda inimest, kes kuulaks oma last lõpuni ja päriselt hoiaks teda selles geeniuse efektis. Keeruline. Väga keeruline jah, et me tahame ikkagi hakata seda maailma pähe määrima, et siin ei tehta nii ja siin ei olda nii ja see, noh, et me lähme sinna hirmu ja me ei julge nagu tal lasta isegi võib-olla lõpuni rääkida, sest meil juba tuleb mingi enda lugu tuleb ette.